Makasin rahulikult, kui korraga külje alt märjaks läks. Tegin loomulikult kohe silmad lahti ning ajasin end istuli. Sadas jämedat vihma. Pippo oli ka ärkvel, saputas oma tiibu ja hädaldas, et noka otsast tilgub. Isa askeldas mööda lennukit ringi ja üritas heisata vihmavarju, aga see oli kuhugi kinni kiilunud ega tahtnud kuidagi avaneda ning isa urises tasa. Kõige rahulikumalt võttis asja onu Klaus. Ta seisis keset lennukit, lasi end vihmal kasta ning pesi hoolikalt seebiga pead, nagu oleks ta vannis. Viimaks sai isa vihmavarju üles, aga kohe seejärel lõhestas taevast kollane välk ning sellele järgnes kohutav kõuekõmin. Veel ja veel raksas pikne, äikese mürin muutus veelgi valjemaks ja siis korraga lõi meie ümber valgeks nagu päeval. Hiiglaslik välk põrutas otse meie silme all purje ja rebis selle pooleks. Justkui oleks keegi hiiglane taevast alla kummardunud ja noaga purje tükkideks lõiganud nagu sünnipäevatordi. Hakkasime vajuma, alguses üsna kiiresti, aga pärast seda, kui isa oli avanud hädamaandumisteks mõeldud langevarju, tsipake aeglasemalt. Välku enam ei löönud ja ka sadu vaibus kiiresti ning selleks hetkeks, kui me kerge lirtsatusega vihmast märjale aasale maandusime, polnud äsjasest äikesest enam jälgegi. Künka tagant tuli välja päike ning linnud hakkasid laulma. Algas imekena päev, just sobiv taevas ringi purjetamiseks, aga meie sõidud olid selleks korraks sõidetud, kuna puri oli ju pooleks. Isa otsis välja oma tööriistade kastikese, tuulas selles ja tõi viimaks päevavalgele nõela ja niidirulli. Küsisin, mida ta nendega teha kavatseb. Loomulikult purje kokku nõeluda, vastas ta. Milles küsimus? See on tühi asi. Umbes poole tunni pärast võime edasi lennata. Kas sa tõesti arvad, et sa sellega hakkama saad? Ütlesin mina. Oled sa kunagi varem midagi õmmelnud? Isa nohises pahaselt, aga onu Klaus tuli talle appi ning kinnitas, et õmblemine on tõepoolest tühi asi. Mina olen elus palju õmmelnud, kinnitas ta. Ikka läks rännakutel midagi katki ja tuli ära paigata. See on imelihtne. Anna mulle ka üks nõel, Oskar, ja anname minna. Ma ei hakanud nendega vaidlema, vaid teatasin, et lähen jalutama ning ümbruskonnaga tutvuma. Isa manitses mind, et ma kaugele ei kõnniks, kuna poole tunni pärast on puri korras ja me jätkame teekonda. No mina jällegi olin kindel, et enne 5 tundi ei liigume kuhugi. Seepärast kepslesin muretult minema Pippo kannul. Kui ma mõne aja pärast tagasi vaatasin, kargles isa mööda aasa ringi ja ulgus valju häälega, kuna oli endale nõelaga sõrme torganud. Aga onu Klaus vähkres murul, sest temal oli läinud korda kohe esimeste pistetega puri pükste külge õmmelda. Mõistsin, et neil läheb aega mitte 5 tundi, vaid vähemalt 10 ja kõndisin edasi. Peagi jõudsime Pippoga metsa juurde. Selle serval seisis kummaline liiklusmärk, punane kolmnurk ja selle keskel elevant. Sain kohe aru, mida see tähendab. Loomulikult, ettevaatust, elevandid. Seletasin seda ka Pippole ja me kõndisime edasi juba hoopis aeglasemalt, hoolikalt puulat vuurides, et näha õigel ajal lagedale ilmuvat elevanti ja jõuda tema jämedate jalgade eest peitu putkata. Niimoodi me siis ikka astusime, kui kuulsime korraga valju kisa ja keegi justkui sikutas mind kleidi sabast. Vaatasin maha ja mida ma nägin? Ei no, seda ei arva keegi ära. Ma nägin elevante, imepisikesi siniseid elevante, kes kõik mind vihaselt jõlitasid ja lontidega tuututasid, sest olin puruks salanud nende ilusa liivast linna. No jah, mõni ime, ma ju vahtasin kogu aeg taevasse, otsides elevante ega märganud üldsegi, et ma juba kõnnin nende keskel. No jah, ma ei võinud loomulikult aimata, et liiklusmärk ei hoiata mitte tavaliste, vaid
päkapikk elevantide eest, aga see ei vabandanud mu süüd. Mul oli hirmus häbi, et ma nagu mõni lollakas hiiglane nende majapidamised pudruks olin tallanud. Ütlesin elevantidele, et oodaku üks hetk, ma teen kõik kohe korda. Ja me hakkasime koos Pipoga kiiresti siniste elevandikeste majasid üles ehitama. Olen elus palju liivakooke teinud ja nüüd kulus see oskus marjaks ära. Mina voolisin valmis maja väliskuju ning Pipo, kes oli just parajat kasvu, et elevandikese majja sisse mahtuda, remontis neid seestpoolt. Uuristasime majade seintesse kenad ümmargused aknad, istutasime katustele kenasid lillekesi ja ehitasime tagaaeda väikesed verandad. Elevandid, kes alguses vihaselt pasundasid, muutusid sõbralikeks. Panid ka ise käed külge ja kiitsid, et majad on nüüd palju ilusamad kui enne. Läksime Pipoga päris hoogu ja kui kõik elevantide elumajad taastatud olid, ehitasime linnakese keskväljakule ka veel liivast ooperiteatri, jalgpallistaadioni ja kaubamaja. Elevandid pasundasid jälle, aga sedapuhku rõõmust ning küsisid, kas me Pipoga ei tahaks hakata nende linnapeadeks, sest meil tuleb linna ehitamine nii hästi välja. Ütlesin, et linnapeaks ma küll hakata ei saa, kuna olen reisil. Samal ajal mõtlesin ka isa ja onu Klausi peale ning pidasin aru, kui kaugel nad oma õmblustööga on ja kas nad üldse kunagi elus selle purje kokku õmmeldud saavad. Või äkki ei õnnestugi meil enam edasi lennata. Otsustasin, et sellisel juhul võiksin ju natuke aega siniste elevantide linnapea olla küll. Aga samal hetkel lendas minu juurde Pipo ja hüüdis. Tule vaata, Lotte, tule ja vaata ometi! Ma jooksin elevantide linna servale. Seal seisis üks suur liivast maja, mille seest kostis kummalist lõginat. Kükitasin ja vaatasin aknast sisse. Taevake, seal oli terve toa täis siniseid elevandikesi, kes kõik kusinalt õmblusmasinatega õmblesid. Üks meiega kaasa tulnud elevant ütles uhkelt, et see on kuulus siniste elevantide õmblusvabrik. No te saate juba isegi aru, mis mõte mul neid tublisid elevandikesi ja nende lõbusalt lõgisevaid õmblusmasinaid nähes pähe tuli. Pistsin pea aknast sisse ja rääkisin õmblusvabriku juhatajale oma juttu ära. Ta oli seda maid nõus. Ning siis panid kõik õmblevad elevandid oma masinatele uue niidirulli sisse ja hakkasidki pihta. Nad õmblesid meile päris uut purje, helesinist, nagu nad isegi. Kui me mõne aja pärast tagasi lennuki juurde jõudsime, polnud isa ja onu Klaussi üldse nähagi, ainult mingisugune imelik pusa veeres mööda maad. Nad olid end õmmeldest nii paksult purje sisse mässinud, et ei saanud sealt alt enam väljagi. Lõpuks ei jäänud neil muud üle, kui onu Klaus pidi tõmbama vöölt oma rännunoa ja lõikama purje sisse augu, kus nad välja said ronida. Selge see, et purje oli nüüd hoopis rohkem katki kui enne. Nad istusid hingeldades maas, niidijupid kõrvade küljes ning pidasid aru, mida edasi teha, aga välja nuputada ei osanud nad midagi. Ja siis ütlesin mina. Mis te mängite selle vana purjega? Tõmbame lennukile uue purje masti ja lendame edasi. Uue purje, kordas isa süngelt. Lotte, mis rumalusi sa räägid? Kust me võtame selle uue purje? Siin võõrel ja metsikul maal pole korralikku purje kuskilt saada. Aga mis see siis on? Küsisin mina. Ja Pipo torkas varba suhu ning vilistas. Ja selle märguande peale marssis künka tagant välja siniste elevantide armee. Uus puri nagu lipp lontide abil pea kohale tõstetud. Isa ja onu Klaus ei uskunud oma silmi. Aga kui elevandikesed uue purjega juba nende nina alt läbi kõndisid, siis tuli neile elu sisse ja nad asusid helesinist purje masti külge kinnitama. Ja kuna ma olen tagasihoidlik koeratüdruk, siis ei hakka ma siin kõnelema sellest, kuidas nad mõlemad mind kiitsid ja mida kõike nad mulle järgmiseks sünnipäevaks kinkida lubasid.
aga ma pean loomulikult kõik selle meeles ja kui sünnipäev juba lähenema hakkab, siis meenutan neilegi. Mõne hetke pärast olime taas õhus ja sinised elevandid kaugel all tundusid tillukeste mustikatena.